meie teise poole ettekandja on Peep Toobre-Luts ja mida ma Peebu kohta oskan öelda, Peep on tegelikult väga suur peldikute fänn ja Peep on osalenud sellises väga asjalikus projektis nagu peldikute raamatu tegemine ja sellest Peep ka räägib, aga Peebul on, nagu teate, te vaatate Peepu, Peep on nagu Tsooru, ma ei tea, kas teie, need teavad, kes on minuealised, selle ajal oli niisugune laste saade nagu oli seal ja see oli Tsooru siin, Tsooru seal. Et tänasel peal, ma ei tea, kuidas tänapäeva seal võib-olla mingisugused selle multifilmi kangelased, keda ma ei tunnegi veel. Aga Peep on väga fantastiline mees. Ta on pildistanud terve hulk peldikuid ja lõpuks on ta ka mind ära nakatanud kuivkäimlatesse, sest meie õpperajal ja metsas olevates metsaonnides on tegelikult kuivkäimlad ja ma julgen ütelda, et tänasel päeval on see üks meie peldik siis enim pildistatud peldik üldse Eestimaal. Ja see on ka Peebu süü. Aitäh, Peep, ja nüüd on sinu võimalus. Tegelikult võtta, kus see nüüd laua peal oligi. Toon ühe mudeli siia. Terese rahvas, et jäänud on need, kes on siis kõige suurema huviga. Ja nüüd saab julgemalt rääkida, kuna Rahvusringhääling on läinud. Päevaleht on siin, aga okei, siis võtan natukene siis julgemalt. Nii. Minu pealkiri oli siis siia pandud hääkoht ja selle poole tunni sees vaatab, kui nii palju kui jõuab siin rääkida. Täna tulen Viljandist, aga minu pelgupaik on selline koht nimega Süvahauba, sealt on ma pärit, see on Põhandu äärest väga äge koht ja sinna mul tihtipeale põhjust veel käiagi. Aga see hääkoht on ka defineeritav kui raamat hääkoht. Mul on nüüd 2 eksemplari siin kaasas, üks on natuke vanem, teine uuem. Selle raamatu pani kokku vähetuntud teise meediaväljaande ajakirjanik Madis Jürgen, kes on sellised vahvaid lugusid kogunud seoses siis käimla kultuurist. Ma olen ühe raamatu siit kohe minema, et võite seda vaadata pärast seda tagasi. Ma olen pannud kilekaaned ümber, kuna ta on takuse köitega ja neile võivad jääda peale lõunasööki näpujäljed peale. Teine köide on veidikene uuem, see on sellepärast, et kui esimene köide valmis sai, siis teise köite tegemise vajadus tekkis sellest, et paar lugu tuli juurde, pluss veel see, et Eestimaa sai kuulsaks üle maailma, kui Pärnumaa Kablirannast pakiti kokku ja saadeti Veneetsia arhitektuuribiennaalile Eestit esindama selline Trooja hobune, kemps, käimla, peldik, kuidas keegi nimetab. No see muidugi tekitas palju segadust ja palju selliseid pahameelt, et meil on olemas klaasi, betooni, arhitektuuri ju igasugustki, et mis pagana pärast me peame siis peldiku sinna saatma. Et see on ju nonsens täiesti, et me oleme tunduvalt edumeelsemad. Aga nii ta läks. Annan siin noortele selle teise raamatu siit. Ja seal raamatus on üks kemps on minu oma seal sees päiksetõusumaja. Aga nendest kõikidest kempsudest täna väga pikalt ei jõuagi rääkida, kuna on mõned pakilised asjad, mis on vaja rääkida nüüd ja kohe. Kuskil oli. Nii, kuskil ma panin ühe tüki. Ja et oleks veel siin ajaviiteks midagi sirvida, on värsket kirjandust.
kui värske nüüd see üks raamat on, see on aastast 2012, aga teine raamat, Composting Toilets, on täiesti selle aasta väljaanne, just Chrysostoomusest tellitud, ja üks on veidi eakam, et neid ka siis siin ringi peale, nad küll jaotuseks ei ole määratud, aga saate neid siis sirvida, selliseid rahvusvahelisi trükiseid. Kuid enne kui ma hakkan natuke ajaloost rääkima, mis nüüd juhtunud siin Eesti käimlamajanduses üleüldse, on oluline ära märkida 3 tähtsat mõtet või sõnumit. Esiteks see, et kui meil on siiamaani rääkinud kempsudest ja käimlatest justkui, et kui on ilma veeta, siis järelikult on ta õues ja kui ta on veega, siis on ta toas. Et see tegelikult ei päde, sellepärast, et kui on hästi ehitatud käimla, võib olla ilma veeta ka täiesti majas sees, toimida ja funktsioneerida nii, et ei ole mingit probleemi. Aga see lihtsalt on selline arusaam, nii nagu ennist oli juttu ka selles rahvastikuregistri selles loenduse tulemusena. Teiseks, mis on nagu oluline kogu käimlamajandusel, ükskõik kas ta see veega või veeta, on nimelt toitaineeringlus. Sest et inimesed selleks, et ellu jääda, peavad kasutama siis vett ja toitu, selle nad siis hiljem ka ringiga lasevad välja ja see kõik läheb siis kuhugile edasi. Jah, viimase 50 aastaga on meile tekkinud väga palju meditsiinipoolset täiendust igasugu erinevate asjadega, küll ravimite ja muude hormoonpreparaadid ei saaks ütelda, et ravim just on, aga ta on ikkagi elu muutev ja hiljem ta võib olla ju ka keskkonda muutev. Nii et seepärast on see komplitseeritum, kui ta kunagi varem on olnud. 100 aastat tagasi oli see, mis inimene sõi, see ta välja ka tuli ja see oli suhteliselt selline, võiks tänapäeval öelda, siis öko. Ma isegi tunnen, et mina olen oma toiduvalikutes üsnagi teadlik, tean, mida ma söön ja tean ka see, minust järgi jääb. Ehk siis seepärast ma julgelt võin siis pärast seda kraami ka kompostida ja uuesti põllule tagasi viia. Ehk siis toitained, kõik tonnide kaupa, mida me kuskile põllu pealt kokku kogume ja viime pärast siis seal ringiga tagasi. Et läheb toidulauast läbi keha ja lõpuks tagasi jälle kuhugi loodusesse, et mis tast siis lõpuks saab, see on probleem. Ja nüüd veel see, et see peldiku seminar, meie Priiduga tegelikult ikkagi rõhume selle peale, et see peldiku seminar ei oleks mitte ainult sellele tulevikule ja ainult veele keskenduv ikkagi, vaid et laiemas plaanis peaks olema käimlamajandus ka lahendatud võimalikult vähe vett kulutav, sest kujutage ette, et kui te võtate nüüd üleüldse käibesse vett mingi asja jaoks, enese pesemise jaoks, toidu valmistamiseks ja siis hiljem ka minu pärast kas või siis vetsutualetti kuhugi kasutate. Et need samad muutused, mida tekivad, need tehakse maal näiteks, et kolitakse maale elama, kõigepealt tehakse ehitusobjekti peale mingisugunegi seesamunegi, nagu siin Heiki ütles, see pilu või mingisugunegi lihtne lahendus, võib-olla tehakse natukene suurem lahendus. Aga siis ikkagi minnakse seda teed, et tahetakse majja ka samamoodi kõiki mugavusi, kõiki särki-värki, nii nagu on seda linnas. Vesi peab tulema, vesi peab minema. Aga mõelge, et kui te võtate juba vett käibesse algselt vähem, siis tekib ka reovett vähem. Nii et üleüldse vee kasutust vähendada ja reovee teket vähendada sellega, et kasutada siis ikkagi ilma veeta käimleid. Lausa ongi selline termin, et on veevabad käimlad. Ja selles suunas on nüüd soomlased üsna kaugele jõudnud. Aga meie kahjuks oleme ikkagi kuidagi Heraklase moodi, et teate, Herakles Vana-Kreeka mütoloogias sai ühe suure sigaduse hakkama, tappis oma naise ja 3 poega ära ja siis anti talle siis karistuseks 10 vägitegu. Üks oli Saugeiese tallid, et need siis ära rookida puhtaks ja tema tegi väga lihtsalt, et tegi lihtsalt ukselt lahti ja võttis sealt selle Alpeiose ja Peneiose jõed, lasi siis mauhti sealt tallidest läbi ja tehtud. Ja
me tihtipeale tahame tänapäeval siiamaani niimoodi käituda, Heraklase kombel. Jah, Pakistanis on vesitualet 2800 aastat enne Kristust, Kreetal 18 sajandit enne Kristust, et võiks ju ka niimoodi kogu aeg teha, aga mõelge ikkagi selle peale, et kui te seda vett nüüd raiskate seal kogu selle süsteemi peale, siis see tuleb ju ikkagi lõpuks ka sealt jälle välja võtta, et kui võib-olla sajandeid tagasi lastigi kuhugi merre, siis tänapäeval, nagu siin slaidide peal ennem oli juttu, et kõik see eutrofeerumine, mis iganes need probleemid seal juures kõik on, et me peame ka selle eest hoolt kandma, et see vesi ei läheks selles mustuses tagasi keskkonda. Me peame see puhtaks saama. Võt. Peale selle, et Madis Jürgen selle raamatuga hakkama sai, siis 2003 aasta oli veel üks huvitav asi, et Peeter Vissak koostas raamatu Inimene, ühiskond, keskkond ja sinna sai üks hästi pikk ja põhjalik artikkel, kus oli käimla vajadus. Just nimelt siis veevabade käimlate aspektist, et seda raamatut mul hetkel täna kaasas kahjuks küll ei ole. Aga nendest kahest nii raamatust kui ka muudest protsessidest mu enda huvi üldse veevabade käimlate vastu on aastast, ma arvan, mingisugune 1995. Ja siis oli sellised terminid nagu 8. aprill, nii et siis, ma ei tea, lahutage välja, kui palju see aastaid tagasi on, oli Viljandimaal Õisu mõisa Sepikojas esimene peldikuseminar. Siis oli meil järgmine suurem ettevõtmine Saaremaal Kuutkaarma Sepikojas 8. mai 2008, kus tegime sellised talgud, praktika ja teooria käsikäes ja on ka näiteks üks suurem ettevõtmine olnud 9. juulil 2011 Sännas kultuurimõisas. Ja neid vahepealseid kohtumisi on veelgi olnud, nüüd järgmine daatum, mille võib juba julgelt kirja panna, on nüüd 27 see kuu, et 27.04 sellel aastal on süviti just nimelt nende veevabade käimlate tehnoloogia poole pealt kokkusaamine Lilleorus. Et Lilleoru ökokülas on siis üks suurem arutelu. Ma ei tea, kas Lilleorus kedagi täna kohal ka on või? No näete, et sai palutud või soovitatud ja nüüd on juba, see on siis suur samm edasi. Ja nüüd, ma vaatasin neid asju ka, mis minusse on puutunud. 2004 oli Tamperes tehti selline vahva uurimistöö nagu kaubalisten jädevedetöimen käimelöiden lugitelu. Seda saab pärast hiljem seal kaustiku vahelt vaadata, kuidas need soomlased seda teinud on, aga siis ma olen olnud näpupidi küljes sellises töös nagu vettsäästvad käimlad, nende olukord Kiider või Kooraste piirkonna näitel, üks lõputöö Räpina aianduskoolis. Siis natuke aega hiljem tegi Tartu Ülikooli Türi kolledži tudeng Ats Tarto Viljandimaa riigimetsa majandamise keskuse valitsemisalas olevate kuiglende olukorra kohta oma lõputöö. Olin seal juhendaja, siis Martti Tiivoja Mait Kriipsalu juhendamisel, aga minu kaasjuhendamise abil tegime magistritöö siis kui kuigeilma terviklahendus aastal 2010. Ja see viimane koht, kus mul on nüüd ka nagu näpujäljed peal, on siis see plakat, mis siin selle projektori all on. Ehk siis Oliver Tätte, rahvusliku ehituse tudeng, lõpetas oma bakalaureuseõppe niimoodi, et tegi oma õue peale korraliku antiku puhta ja hästi puhastatava ja kasutatava kuivkäimla Alatskivi lähedal. Et selle siis plakati võtsin täna kaasa, siit näeb neid joonisid ja asju ka, et selline seos, et üksjagu töid on ise ehitatud ja on ka juhendatud. Aga kuna aeg pressib peale, siis ma tahan kogemust rääkida Soome poole pealt.
Soomest on väga palju õppida, sellepärast et soomlased on teinud iga 3 aasta tagant sellist asja nagu kuigeilma konverentsi. Rahvusvahelist ingliskeelset kuigeilma konverentsi. Jah, neil on muidugi konverentsi käigus ka üks päev soomekeelne päev, kus nad nimetavad nagu Soome päev või Soome päev nimetavad seda. Aga seda on juba 6 korda olnud, need 2003, 2006, 2009, 12, 15, 18, järgmine siis 2021. Nii et võtke plaani, lähme koos. Eestlasi käib seal harva ja kui seal käibki, siis olen mina üksi. Selles mõttes on natuke piinlik, sellepärast et meil on tegelikult institutsioone, kes võiksid sellest asjast huvitatud olla, on ta siis veeosakond ministeeriumis või mingid muidki õppeasutusi, kellel on veega pistmist, on ta siis Maaülikool või Tehnikaülikool. Aga alati saab paremini. Ja sellepärast on siit järgmised, mis nagu ringi peale lähevad, jälle ühekordsed trükised. Üks on eestikeelne ka, aga see on tänu Soome käimlaühingule, üks käimlajuhend. Soomlased ta koostasid, tõlkisid meie keelte ja siis trükkisid ka Soome rahadega. Aga siin on terve pinu igasugu erinevaid trükiseid, nad on kõik siin ühe kaupa, et võiks siis ringiga tagasi jõuda. On siit see patakas ja kui pärast õhtupoole aega, siis mul on siin veel sellised jaotuseks on olemas sellist lehte nimega kuivike. Kuivike tähendab soome keeles mis ta on siis, koreaine või pealismaterjal, see, mida pannakse siis kuivkäimlas sinna, raputatakse peale, on ta siis turvas või saepuru. Ja seda kuivike lehte on siin erinevaid aastakäike, 2018 on 20 tükki ja 2015 ja mis siin veel, et neid ma siis saan hiljem teile koju kaasa anda, kui kellelgi on soomekeelse käimlaühingu asja vastu huvi. Ja siis see, mis ma selle maketi siia tõin, kujutage nüüd vaimusilmas ette asja, mis on 10 korda suurem tegelikult. Et ühe käsitöökoja avamise juurde oli kempsu vaja ja kui saatus laseb, siis on selle aasta aprilli lõpuks on olemas selle käsitöökoja avamisel seesugune kelmikas, mitte küll nii läbipaistev, ta saab olema selline piimjas, aga ikkagi ta on üks Rubiku kuubik, see ostetud 60-sendine, see sai segamini aetud ja sealt on siis see muster, et ongi üks kuubik on võetud prototüübiks ja sealt edasi kõik tehtud. Nii, aga see Soome. Kui Marko Pomerants siia tuli alguses ja me natukene rääkisime sel teemal, et meil on tulemas Eestisse uus keskkonnamaja. Ta tuli küll natuke sellise natuke totakalt, sest et kõik ju teavad, või paljud on kuulnud seda, kuidas see arhitektuurikonkursiga läks, et 3 tööd lihtsalt mingisugusegi IT-totrusega jäid konkursist välja. Aga järgmise laupäevane Soolalaos Tallinnasse näitus üleval veel kõik need arhitektuuritööd, mis sinna siis laekusid. Ja võitja on ju välja kuulutatud, nii et me teame, milline see keskkonnamaja hakkab olema koos Loodusmuuseumiga, samas lennutehase või lennusadama kõrval, meremuuseumi kõrval. Nii et see maja on tulemas, aga see maja sisu on veel, projekteerimine pole veel vist alanud, nii et praegust on see koht, kus me saame just nagu saaks sellele asjale kaasa rääkida ja mõjutada, kui saab. Ja siis mida see Pomerantsiga rääkisime, et kas võiks olla näiteks ka ju seesama keskkonnamaja, selline vett säästev. Ütleme, et kinnisvaraspetsialistid ütlevad seal Keskkonnaministeeriumis selle peale, et me püüame seal vihmavee kokku ja pesuvee paneme paakidesse, saadame uuesti vesivetsu ja me ikka oleme säästlikud küll, aga mitte piisavalt säästlikud, sellepärast et seesama pilt, mis nüüd tuleb, pärineb Tampere lähedalt või Tampere linna külje alt vanast tselluloositehasest, mille nüüd siis väikse raha eest anti või kingiti ära siis ühe seltskonnale, kes hakkab siin välja ehitama kultuurikeskust kuivama. See kultuurikeskus on, ütleme Eesti analoogis võiks tuua, et midagi nagu telliskivi taolist. On selle vahega, et kui seda hakati sisuga täitma, siis need noored mehed, kes seda asja eest võtsid, läksid
Soome käimlaühingu inimeste juurde ja nendega siis tuli jutuks, et kuidas üldse edasi majandada ja see majandamine on siis sedapidi, et selles kompleksis ei ole mitte ühtegi vesivetsu. Aga nad on selle asja niimoodi üles ehitanud, et seal on võimalik teha festivale, 1000-1100 inimest korraga on võimalik ära majandada ja seal ei tekigi ühtegi muud vett kui ainult see kätepesuvesu, mis on siis tualetist välja tulles. Ja see vesi omakorda jälle kogutakse kokku ja ühes seal hoone tiivas on jälle, et mis on analoog, paljud teavad, mis asi on click and grow, LED-lambid ja siis on mingi tsigiprigi, et tubas tehakse umbes nagu kanepikasvatus või midagi taolist. Aga nemad on teinud siis väga innovaatilise ja tulevikku suunatud sellised peaaegu nagu NASA tüüpi suure kasvuhoone ja sinna siis tulevikus läheb ka siis pesuvesi. Ja nüüd on siis nüüd on pilt sellest kullakambrist. Et kui ma seal nüüd viimati konverentsil käisin, siis ma käisin selle kohaliku eestvedaja Raini Kiuasega ringi ja siis tegin seal nagu paparatsi igalt poolt pilte. Ja okei, see käib niimoodi, jah. Siin on nüüd siis need uriinismahutid, kuhu see uriin kogutakse, need pruunid hülsid tulevad ülemise korruse pealt siis vetsust alla. Hõbedane toru on ventilatsioonitoru, mis tõmbab kõik lõhna minema. Neid on siin järjest huupi pandud siin. Ja neid on seal kokku 16, siin on nüüd Raini teeb just uuendab seda kompostri sisu, seal on 50 kilograami ööpäevas on see komposter suuteline töötlema. Pildi järgi on ta selline kohvipuru või selline hall, pruunikas hall mass. Ja sinna siis lähevad ka kätepesu kuivatuspaberit ja ma just jäingi mõttes algul, et mis mõttes, et kõik on nagu öko, aga kätepesu on ikkagi paberiga. Aga tegelikult see on ikka tagamõttega sellepärast, et see kätepesupaber toetab siis kompostimise käigus seda inimjäätmete siis kompostimist, et paber on väga vajalik tugiaine seal hulkas. Siin on kompostri pilt, siin on üks teine üksus seal samas kompleksis, ka veevaba juhendid ja reklaamid. Ja siis on pilte sellest, see maja juba on paari aastaga jõudnud kunstnike poolt väga, väga soojalt vastu võtta, sest on skatepark ja muid kihvte asju on seal toimub. Veel üks selline keskusosa, uriini kogumine, urinaalid. Veel üks teine komposter ja kõik seal juures need pildid ja märkimisväärne on see, et soomlased katsetasid ühe merekonteineriga, nüüd ta tulebki siin õue peale sellel konverentsi päeval. See konverentsi päevaks siis on küll konteineri valmis, aga nüüd juba toimib ja töötab, et nad põhimõtteliselt projekt leiutasid ühte merekonteinerisse sobiva süsteemi, mis oleks veevaba ja mida saab siis, nagu ikka merekonteinerid, saab üle ilma kus tahes kas või Dubaisse saata ja paigaldada sinna, kuhu vaja on. Et siin on siis paikalaadimise hetk, et seda sai siis dokumenteeritud seal. Ja see keskus järjest edeneb, suurem samm, mida nad teevad nüüd on see, et Tamperesse tuleb tramm. Enne pole trammi olnud, aga kuna see on tramm elektritransport ja öko, siis see tramm on juba välja valitud ja paari aasta pärast on trammi tee ka sinna sellesse kultuurikeskusse maha pandud. Ja see on nüüd selle konteineri paparatsi pilt on kuskil PowerPointis maha pildistatud, et selline siis see vaade, et seal on siis erinevad kabiinid ja kätepesud ja siis on hiljem see käitlusosa on seal 1/4 sellest konteinerist umbes. Konverentsi pilte veel. Ja siis nüüd natukene probleeme ka, et kui ma enne ütlesin, et 1000 inimest on võimalik selles kompleksis kõiki ära majandada, siis need on jälle veevaba turinaalid, et nendest saab kõik väga hästi hakkama, aga on probleem selles, et vaata siia poti peale peab inimene ennast ainult istuma. Sellepärast, et ainult istudes on võimalik siis nii, et number 2 kukub siis alla ja uriin läheb siis koguneb sinna ettepoole. Aga kuna
seal on skatepark ja palju noori poisse ka seal käib, siis nende poiste puhul pidi olema see probleem, et nad on eneses ebakindlad, nad ei taha seal seina ääres pissil käia, siis nad lähevad vetsu, kabiini, panevad ukse kinni, aga siis on nad nii kõvad mehed, et nemad ei istu, ei istu. Ja siis nad lasevad sealt lihtsalt sellest august alla ja siis on sealt alumisel korrusel tekib, mitte et üleujutus ei teki, aga lihtsalt see süsteem läheb liiga vesiseks, rikub selle protsessi ära. Et selline probleem on. Ja neid seal silte on veelgi, aga siin lihtsalt lasen nendest. No see on siis kätepesu koht, kus seda puhast vett siis võetakse käibesse, ainuke koht, kus vett kasutatakse. Ja konverentsil oli messiala, nendestki mõned pildid, veel üks tore riistapuu, et see on, et maksab 1650 eurot köögikomposter. Meil teatavasti Eestis on selline ettevõte nagu Fester vist oli ta, õpilasfirma, kes saavutas Eestis esikoha, siis läks Euroopasse, saavutas Euroopa esikoha oma väikese kompostriga ja siis nüüd tänaseks on nad sinnamaani jõudnud, et neil seda elektriliselt soojendatavat ja pöörlevat süsteemi ikkagi ei ole, neil läksid tagasi klassikalise mingi kasti peale. Aga see on jah selline, mis on toas, peaks olema kärbsevaba, haisuvaba, mis iganes, et kompostib kõik kodused köögijäätmed ära. Et see on nüüd siis selline mulje siis Soomest. Ja nüüd, kuna seal oli, ma jätan selle pildi, paremalt teine istub see Raini seal. Täna hommikul just helistasin Tamperesse ja küsin, et kuidas siis selle kompleksil siis ka käsi käib ja siis ütles niimoodi, et homme istub siis lennukis ja sõidab Hiinasse. Selline pensioniealine puus on vahetatud ja mis iganes, et on haigusid üks jagu, aga ta on selline väga, väga vintske ja sitke proua, kes siis mässab ja tegeleb sellega ja ütles niimoodi, et kui Eestis leiab mingi kamba kokku, kes on huvitatud ja tahab täpsemalt teada saada, et mismoodi asjad käivad, et siis sellisel juhul Tamperest nad võtavad külalised vastu, näitavad, seletavad kõike, mida iganes, et nagu öeldes, terve tulo, et kõik on oodatud, kes on vähegi rohkem huvitatud sellest, kuidas Soomest need asjad käivad. Sest nemad on seal teinud seda, et nad on võtnud kõik need käimlajäägid ilusti kasutusele ja uurida, seal kohalik Tampere tehniline kõrgkool on uurinud siis nii siis selle paksema kraami kompostmulla tulemust kui ka siis uriinijääke ja uriin on siis läinud siis odra põllu peale. Ja nad on võtnud ka analüüse just sellisel ajal, kui on mingi festival just olnud, et ongi kõik, et seal on seal LSD-d, kõike seal uriinis saad. See täiesti mõnus kombo on seal olemas. Aga pärast esimesed paar aastat, mis on uuritud, et nendest see põllule viidavast kraamist, et küsitavad asjad, et ravimite jäägid on nendest praktiliselt ühtegi pole alles jäänud. Kõik on ikkagi lõppkokkuvõttes, odra tera sisse pole enam midagi jõudnud. Aga töö käib, nad tegelevad sellega, seal on teadus on taga ja käsikäes siis teadusasutuste ja ülikoolide ja õppeasutustega käib kõva töö. Nii et aeg on seomaal, et ega muud ei olegi kui vist, et ma tahtsin veel öelda, ega ei olegi. Kui on veel mingi küsimus ja täna me oleme veel ju kella 4-5 siin, et siis saab ju esitada küsimusi ka. Või? Et siit edasi peale Lilleoru arvatavasti tulevikus võib-olla seda huvi veelgi tekib ja tuleb need seminare Eestis teisteski kohtades, et siis selles, kuidas tehniliselt nüüd asjad peaksid käima, kuidas ühed kempsud peaksid toimima nii, et nad oleksid keskkonnasõbralikud, mugavad, puhastatavad, hooldatavad,
et sellest tuleb, sellest saab rääkida ikka tunduvalt pikemalt kui see pool tundi, et mina tegin selle ülevaate, mis me siin olen 2000 alguses siiamaani teinud ja kuhu me siis liigume. Loodetavasti tänasest päevast tekib ka seda sädet ja huvi nii ühes kui teises kohas. Vot. Nii. Aplausi järgi ma saan aru, et Peebu ettekanne avaldas teile muljet ja nüüd mina küsin, kas teil on midagi küsida Peebule? Kas päevalehel on midagi küsida? Sest seda võimalust ei ole, sest Peep on ise Viljandi poiss ja te peate talle vähemalt kirjutama või helistama, kui edaspidi tahate küsida. Sest tegelikult selline geenius elab Viljandis. Vahest süvahava ka. Aha, süvahaval mees ka, jah. Tegelikult ma tean, tema õde Reet teeb seal väga fantastilisi koeravillast sokke ja need on väga asujad. Ja tasub süvahavale olla sellepärast juba, et seal on õue peal siis 2 kempsu, ühe nimi on siis nii Päiksetõusumaja, mille lugu seal on ka selles raamatus oli olemas, sest et eelmine päev just RMK kutsus Meenikunnu raba serva peale päikseloojangu maja avamisele, võtmetasuga matkaonn. Järgmine päev pani viimased paar kruvi siis kempsule, aga see on täpselt hommikuse olgu siis Päiksetõusumaja. Et üks on päikseloojangumaja, teine Päiksetõusumaja ja teine kemps on 2-kohaline, mis on võtta traktori haake, see on nii nagu, kes teab, kuidas traktori taha käivad kultivaator või ader, see traktori haage. Et see haake kinnitusega saab võtta kempsu omale traktori taha, viia siis kuhugi külapeole, pärast öösel jälle tagasi tassida, sest kemps on ka ju varandus, seda ei saa ometigi ula peale jätta. Ja siis sellega on see nali, et mis selle nimi on, et siis sai kuidagi mitteametlik nimi on see, et Viljandi. Et kui mul vahepeal tekib mingi mõttepaus, siis ma käin vahepeal Viljandis ära, istun seal, siis tuleb hea mõte ja siis ma tulen jälle tagasi ja toimetan seal. Nii, Peebule küsimus ei ole, ma saan aru, et teema on teie jaoks piisavalt arusaadav. Aga aitäh! Hiljem saab teid lehti siit veel. Ahah, tegelikult Peep on väga nagu Pandora laegas, et sa kunagi ei tea, millega jutt võib lõppeda. Nii et hoiatan ette kohe.